Tere, mina olen Triinu ja sa oled minu YouTube'i kanalil. Mina olen täna teadusavardaja ja just nendele, kes on võib-olla täna ärevuses või depressioonis ja ei oska sellest olukorrast välja tulla. Mina olen täna tegelenud ainult oma uskumustega, oma emotsioonidega ja just tänu sellele, sest mina olin põhiline emoklient, sest mul oli kogu aeg ärevus ja ma ei saanud ei magada ega olla, sest minu närvisüsteem oli kogu aeg pinges. Ja nii. Ja kuna ma keeldusin võtmast antidepressante, sest ma sain aru, et see ei ole okei. See ei lahenda mitte midagi, sest kujutate ette, et kui teil toast laps karjub ja ta karjub ja te panete tal veel isegi ukse kinni, nii, Maša tahab siia tulla. Panete ukse kinni ja ei lase tal karjuda. Selles mõttes, et te panete ukse kinni ja ütlete, et ole seal. Ja nii on ju täpselt samamoodi sinu emotsioonidega. Kujuta ette, et meil on ju emotsioonid. Ja kui sina, kellel on ärevus, siis ärevus on juba märk sellest, et sa oled alla surutud, sinu tunded on alla surutud. Kujutad ette veel ja siis sa võtad veel antidepressandid ja surud veel rohkem ennast alla. Kujutad ette või? Mida su keha siis tegema hakkab? Tal ei olegi muud teha, sellepärast et ärevus on hirmupõhine. Ja see läheb üle lihtsalt depressiooniks, sellepärast et inimene mõtleb kogu aeg üle. Ta närvisüsteem on täiesti totaalselt pinges. Täiesti. Ja see ongi see pool, mida meil tuleb just õppida. Meil tuleb õppida oma närvisüsteemi lõdvestuma ja lõdvestuma. Mitte midagi muud. Ümber kirjutama kõik need uskumused, mis on viinud meid pingesse. Nii et sellepärast ütlengi sulle, et see ei ole, et kui inimesed kardavad energiatööd, siis see on nagu kõige olulisem töö, mida sul tuleb endaga teha. Sellepärast, et iga emotsioon on ju, kui sul on negatiivne, kui sul on täna kehva olla, siis, ja sul on ärevus, siis ärevus on hirmupõhine, siis ma küsiks, et miks me peaksime elama hirmudes, kui me võiksime ju elada rahus, kohalolus ja teha seda, miks me kõik siia maa peale tulime. Mitte nagu sõita endast üle, süüa tablette ja siis olla nagu ja teha nägu, et kõik on korras. Mina sain oma ärevuse diagnoosi 33 ja mul ei olnud üldse kerge olla. See oli täiesti õudne. See oli täiesti õudne, mis minuga toimus ja ma olen seda detailideni rääkinud. Et minu lugu võiks olla juba kõigile nagu selge, et selles mõttes, et no kõike muud, aga mitte, sest kui mina võtsin ühe tableti Xanaxit, see ei kujuta ette, mis mu keha tegema hakkas. Ma võtsin seda veel siis, kui ma olin liikluses. Mu keha läks täiesti errorisse. Mul ei olnud võimalik isegi rahulikuks jääda, sest see tablett tegi veel hullemaks. Kui mul oli hull olla, siis ta tegi veel hullemaks. Nii et selles mõttes on ülioluline teadvustada täna, et ärevus ja depressioon ei ole niisama, see on närvisüsteem on pinges ja see on see koht, kus inimestele ei ole õpetatud ennast armastama ega väärtustama. Sa oled selles tööorjuses, sest sa paned kogu aeg töö esimeseks, sul ei ole aega isegi endaga tegeleda. Liikuda, sporti teha, arendada ennast, sest sa oled selles vurgannus. Nii et sa lihtsalt teadvustaksid täna, et ärevus on juba märk sellest, et sul tuleb tegeleda väga rahustavate toimingutega, et sinu keha rahuneks maha.
ja muuta oma uskumusi. See on kõige olulisem, muuta oma uskumusi, et sinu närvisüsteem rahuneks ja sa saaksid hakata elama hoopis teist elu. Nii et tunded, allasurutud tunded tekitavad meile ärevust. Allasurutud tunded tekitavad meie kehasse haigusi. Allasurutud tunded tekitavad inimesele raskust. Nüüd, kus ma olen need vabastanud, siis ma küsin mulle, kus mu raskus on, mul ei ole seda, sest ma lasin selle kõik lahti. Nii et ma enam ei tahagi seda. Et sa selles mõttes saad aru, et see ei ole nagu, see on ülioluline teadvustada endale, ülioluline. Ja kui sa algul kardad energiatööd, sest minu šanssidel sa saad lihtsalt vabastada need hirmud ära. Aga kui sa mega kardad energiatööd, siis mina alustasin 20 aastat tagasi, hakkasin lugema Luule Viilma raamatut. Ta räägib kõikidest nendest asjadest. Ja alati, kui mul tuli mingi hirm ülesse, siis ma muudkui andsin talle andeks ja nii nagu Luule Viilma õpetabki, ütledki, et annad andeks, et sa minusse tulid ja ma annan andeks, et ma ta endasse võtsin. Ja kallis keha, anna mulle andeks, mis ma sellega sulle halba tegin. Et selles mõttes, et täna on nii palju meetodeid, kuidas saada selles mõttes oma hirmudest vabaks. See ei ole üldse keeruline ja see ei ole üldse hirmus, sest need on kehasse jäänud. Aga miks mu keha peaks olema ärevil? Ta võiks olla ju rahus. Nii et täna on minu missioon õpetada inimestele elada oma elu rahulikult ja vaadata üle, kes mina olen, miks ma siia tulin. Ärevuse ja depressiooni inimestel on väga suured võimed, teistel samamoodi, vahet pole, mis su seda olukord on täna. Et kõikidel inimestel on oma missioon siin planeedil Maa. Kas sa täidad oma missiooni? Nii et selles mõttes on ülioluline aru saada, et elus on nii, et kuidas töö, nõnda palk. Kui sina vabastad oma hirme, siis seda kõrgemale sagedusele sina lähed. Ja sa ei pea üldse kartma energia, ehk siis kõik on ju energia ja sul on valida alati, kas sa elad kerguses või raskuses. See on sinu valik. Nii et täna on kõik võimalik. Täna on kõik võimalik. Nii et ei pea inimesed täna olema ärevuses ega depressioonis ja kui sa tahad, siis kirjuta mulle, et sa saaksid teada, kuidas kõigepealt hirme vabastada, sest ärevus on alati hirmupõhine ja hirmud on sinu kehas ja nende taga on lapsepõlve lahendamata traumad. Seal, kus sinu närvisüsteem ei saanud turvaliselt olla või sa olid ema armastuse puuduses või isa armastuse puuduses või ema tähelepanu puuduses, siis need on kõik need kohad, kus siis närvisüsteem kohe reageerib. Ja nüüd ongi see pool, et me ei pea ennast rahustama ei alkoholiga, ei suitsuga, ei energiajookidega ega mida iganes. Kusjuures energiajoogid tegelikult õpetavad seda, et ma olen hästi tubli ja et panen veel vunki juurde, aga tegelikult sa viid oma energia täiesti miinusesse. Sest et kui me võtame kohvi või siis joome energiajooke, siis tegelikult need on need kohad, kus me viime ennast ise pingesse ja viimegi selles mõttes sinna läbipõlemisse. Ja see on närvisüsteemile väga lihtne, sellepärast et see närvisüsteem ei taha pinget, närvisüsteem tahab just rahulikkust saada, turvalist keskkonda, hoitud keskkonda. Nii et kui sina oled täna sellises kohas, kus sa tunned juba, et sa ei saa rahulikult olla ei tööl ega kodus, siis tuleb teha muutusi. Tuleb teha muutusi nii, et sa saaksid endale turvalise keskkonna ja saaksid hakata seal oma elu elama ja kõiki neid asju tervendama.
ja eriti üksi on seda oluline teha, kui sa oled toksilises suhtes, et sa saaksid tulla ära sinna kohta, et hakata iseseisvuma. Sest tavaliselt on need naised toksilises suhtes, kellel on väga suur hirm üksi hakkama saada. Ja tegelik tõde on see, et sa saad üksi hakkama, aga sul tuleb muuta oma energiaid ja oma suhtumist ellu ja hakata looma läbi armastuse, mitte läbi pinge ja stressi. Ja elu võib saada täiesti uue alguse. Aitäh! Mina olen Triinu ja olen täna teadvusavardaja inimestele, kes soovivad sisemiselt kasvada ja kes soovivad vabaneda nii ärevusest, depressioonist kui ka kõikidest teistest kohtadest, kus sa täna kinni oled, et elu saaks uue alguse. Aitäh!